Sneckarmi telgitagused sisesed ja esised on vesised. Meie ajakirjanikel avanes ainulaadne võimalus vaadata selle kriminaalse organisatsiooni köögipoolele. Nägemaks, kuidas see salajane süsteem on üles ehitatud. Esmakordselt YouTube'i ajaloos istuvad kaamera ette ja räägivad oma loo Snecki reamehed, kindralid ja ülemjuhid. Mina olen Anonymous ja see on Snecki lugu. Esiteks ma ei ole mingi liider. Teeme niimoodi veel selgeks. Ma olen vaimne isa paljudele inimestele. Püha isa lausa võiks öelda. Meie vaimne isa. Temast ma olen kuulnud ainult nimepidi. Pidi olema väga charmantne gentleman. Ma isiklikult ei ole näinud teda, aga kuna ma töötan otse tema jaoks, siis nagu ja ma tean nagu, mis ta teeb ja kes ta nagu on, aga ma näinud ei ole. Ei, ma ei tea, kes Sneckarmi juht on, et ma ei ole ei tutvunud ega kuulnud ega tema pole mu abi ka vaja ja siis. Ma olen parem kui tema mängudes, aga ma tegelikult isiklikult pole teda näinud. Me oleme ülemaailmne organisatsioon, mis tegeleb väga tähtsate rahaasjadega. Meil oli üks mees töötas Statoilis. See on nüüdselt gei ülemaailma tuntud kaubanduskeid ja seal töötavad igasugused rahvused. Minu nimi on Mart, ma olen kokk. Ma olen kokk olnud juba 20 aastat ja Sneckarmisse ma tulin siis, kui Sneckarmi tehti alles. No, kunagi üks kaptenitest kutsus sööma, ütles, et tule sööma, ma teen head lasainet, ülihead lasainet, no. Lasnamäe lasagne on tulnud Mustamäelt minu enda korterist, siis kui ma elasin veel Mustamäel, nüüd ma elan Õismäel. Siis kõigepealt sa võtad kiirnuudlid, avad need ja siis sa paned nad mingisesse potti anumasse. Mul endal on kindel kohe Lasnamäe lasagne jooks eraldi tellitud siis kauss nii-öelda. Ja siis sa lisad sinna maitseained. Need tulevad pakis kaasa, aga sa võid alati ise midagi juurde lisada. Mõnikord ma panen hunniku sinepit, midagi majoneesi, midagi sellist. See annab kõvasti maitset. Ja siis sa lased kuuma vett peale, lased tal veits haududa, et see nuudlid ära sulaksid. No mitte sulaksid, aga saad aru küll. Ja siis hunnikus ketšupit, sest see on põhimaitse ja see teeb selle kõige paremaks. See on kindlasti asendamatu, ükskõik muud, mida võid panna, aga see on asendamatu. Muidugi asi, mida väga paljud meie ettevõtte liikmed ei tea, on see, millal tuleb meie päris tulu sellesse ettevõttesse ja see on kunstiteoste kopeerimine ja müük. Muidugi kõik tunnevad ära koheselt Mona Lisa selle salapärase naeratuse, mistõttu see maal on nii tuntuks saanud. Ja tähendab, meie viimane kopeerimisseeria tuleneb nüüd Mona Lisast. Need müüvad fantastiliselt hästi. Meil on väga palju kliente ja ma koheselt tutvustan teile ka koopiat, mille me oleme ise valmistatud ja see sarnasus on teide vahetki nendel maalidel. Vaadake, milline naeratus, millised sinised silmad, see taust, see on kõik väga oskuslikult valmistatud. Jaa, ma olen mängur Taavi. Ma olen hästi palju mänginud mänge. Ma olen kompetiitiv pro. Mul on SimCity 3000 4 linna. Ja Tetrises ma sain just esimese Tetrise kätte. Ma olen Sneckarmi meedik. Meil on üks meedik veel. Mingi kuradi robot.
meil on selline süsteem, kus kohas me müüme nagu lootbox'is süstlaid, mida ma inimestele sisse süstin. Et selles suhtes ma ausalt öeldes ise ei tea ka, mis nendes süstaldes sees on. Neid haigusi on pärast nii raske hinnata ka, sest et eks neil enamikudel seal juba mõned nendest haigustest juba ole olemas ka. Kasiinosüsteem on selle Lasnamäe lasanja kõrval teine hea skeem, et selliseid kodanikke Snack-Farmis, kes väga kergelt lähevad mängude sõltuvusse ja muutuvad väga üksteisega võitlevaks nendes on palju, et see jällegi toob mulle tööd ja raha juurde. Et need kuulujutud, et mina olen kasiino nagu avamise üks osa olnud, et need ei soovi kommenteerida. Olles aru saanud, kuidas Snack-Farmi töötab, proovisime oma meeskonnaga infiltreeruda Snack-Farmi süsteemidesse sisse, kasutades aliast Oliver 90. Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus, kui teaks, küll oleks hea. Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma, et iga päev mu armastus siis näeksid sa. Siis näeksid sa